täna on teatripäev, jah? Täna on teatripäev, täna on teatri. Mul on hea meel, et nii palju rahvast on tulnud koos meiega tähistama rahvusvahelist teatripäeva. Te näete nüüd Veiko Märka kirjutatud algupärast lugu Vildest ja temaga seotud tegelastest ja kaaskodanikest. Etendus kestab circa 2 tundi ja etendusel on ka vaheaeg. Ja laulite, noh. Et hiljaaegu mängisid, kuule. Et hiljaaegu mängisid, ma siis käisin, aga hea küll. Ühes suures vabrikus vabaneb meistri ametikoht. Korraldatakse avalik konkurss uue meistri saamiseks. Kui tähtaeg käes, kogunevad vabriku juhataja, pearaamatupidaja ja ärijuht, raamatupidaja tuppa avaldusi läbi juhata. Neid on tervelt 300. Terve märi! Istuvad ja vaatavad õhutult seda hunnikut. Tükk aega ei oska midagi peale hakata. Lõpuks võtab ärijuht siis suurem osa avaldustest kokku. Nii umbes 4. Ja laseb tuima näo peal läbi Paveli hundi. Miks sa nii tegid? Küsib raamatupidaja järgnevalt. Aga mis mõtet on meil hakata tegelema inimestega, kelle laulmised peale ei pea? Sa kurja vaimu Vilde, et sinul nüüd naljad ka ütskord otsa ei lõppe. Justku käisest puistu. Kuule Vilde, räägi mulle, miks sa ainult vene lehtedele kaastud teed? Miks sa saksa lehtedele kaastud? Ainult teid ja vene lehtedele ei tee. On need sul ju jätkub ju? No jätkub jah.
Kae siis ma nägin ühe korra, kuidas üks miis lätsis üle laja lageda välja ja muudkui naardis ja naardis. Kelle muule taike naardis kui sinu üle. Tiigamised, lantrused, te kõik tahate, et ma hulluks läheksin. Selle lantruseis tävin vastu. Aga vaata kuule, miks sa oma nime pole veel ära kirjastanud? Mismoodi? No muidugi noh, kuidas meie saame venestamise tulevikku uskuda, kui sul sisuke saksa nimi on Kreinstein. Seda oli lihtne tõlkida. Granitset kangjub. Jevrejeeda poleks ka päris juudi õmja. Aga eelisnimi, mismoodi te selle venestaksite? Adolf. Kurat, ole peale meil tulnudki. Noh, ja muudku seletate. Ja üldiselt, ega nimi venestajate Ei, kus sa selline. Mis teeme? Laseme veel mõned veerud või lõpetame sellest korraks? Kuule, mis siin ikka pingutada? Lõõna juba käen ja... Aado, kuule, tuled ka süüma meiega vastu. Küll saab päält lõuna juba tagasi venestada, ega tollega kipet ei joo. Ma hea meelega. Vaata tühja kuhuga venestada täpselt sama hea nagu kainepega pulmud. Ükskord ma tulin liinast, Lummesadas. Kus kohas sa tulid? Linnast tulin, Lummesadu. Tüüd ei leidnud kusagil. Jalad kah väsid, läbi nällane. Ega pool pime ümberringi. Ei näe, tiid ei tule kiht. No siiski viimati näen, kavvest tulukes pilkumas. Koputan, astun sisse. Väega lahkelt etasse vallale. Tüdruk võtab ahjust leibu välja. Niisuke väike, aga matsakas. Linalakk, rinnad suured ja pehmed, nagu valged lambatalled. Sann oli lämmi ja lõhn väega armas. Tüdruk küsima, kas soovid peremiis vast lämmi leiba? Murdis tüki minule. No mis mulle enam leevast? Mina alka tüdrukuga sängi, otsa ullassime, hommikust oli võtt täitsa vällas ja sängi jalad alt ära ja... Lõpus lugu jah. Nüüd on külaks õigema jäänud. Raadika, kas sa Liivi suhtlisse ikka viguri käkse? Mis asja ma tegin? Sahtlisse üllatuse peitsid. Loomulikult. Ega si teda kõrraga ära ei tapa. Ei, miks see? Teiega viiname. No Juhan, mis märatsid siin? Pikkade käistega särki tahad või? Ei! Kadeelus on vist luuletaja ja kupliilt tulevad. Kuri saatus, kes sa mind lapsest saati piinanud oled. Miks oli sul vaja see kõige hirmsam inimene minu teele risti ette ajada? Miks see hirmu ja armu lugude ja muude sopandite käisest välja puistaja, edev ja ülbe hoorajääger? Mis ma talle teinud olen, et ta mind kogu aeg piinab? Kujutage ette, alles eile ajas see hirmus olevus minu armsale käkime peale odraokka kurku. Nüüd on teine tumm nagu kala. Oleks ta veel jumalast loodud olevus, siis võiks loota, et ta halastust või armu tunneb. Aga kuidas ma vanakurja enda väe vastu saan? Tal pole ju varjugi. Minul on vari. Juhan Liiv, vari. Vari.
Eesti riiklik kirjastus. Või siiski. Tunnen, et üks mõte hakkab mul peas idanema. Taevased väed näevad, et ainult äärmine meeleheide ja kitsikus sunnivad mind seda koledat tegu ette võtma. Aga mu kättemaks saab kohutav olema. Ma kirjutan Vildest ühe hirmsa jutu. Nii hirmsa, et võtab eluks ajaks kirja solkimise isu ära. Nii. Ühe kirjaniku päeva raamat 4. aprillil 1888. Taevapasuna toimetaja viskas mind oma uksest välja, kui ma teist korda sinna läksin. Enne viskas ta mind, siis minu käsikirja ja käskis mind, kus kurat mu nupukestega minna. Niisugune on maailma tänu. Muuseas, kuidas on pisuhänn vene keeles? Sama voi. Aga miks see sind huvitab? Niisama. Miks ta on välja näeb? No väärikad, loomulikult. 2 peaga. Mis värvi? No, sinist, punast, valget loomulikult. Sinised, sellest väärakat taas küll näha, kurat. Ei tea, must pisuhänd oleks aega võimas. Kui sa teravasti tasa kuulad, kuuled õhust nagu kahinat, kuuled üleval mu pää kohal nagu pisuhänna saginat. Oh, kui kurb, kui õnnetu ma olen, kuidas elu saatus rõhub mind. Kuula, üleval mu pää kohal keerleb must ja õudne pisuhänn. Must lagi on meie toal. Ah, jätame sümbolistlik soni. Vot sinine pisuhänn, see alles oleks. Kuule, Alma, võta tindikott ja vala liiv üle. Siis läheb Vilde töpi pealt, kuidas üks pisuhänn talle nägi. Ei tule! Pärg mis käes on? Pole aimugi. Paistab, et Türgi sõda on Eestimaa peale vallale pääsenud. Tervist, härrased. Saaksite Jeesuse kiituseks ja meie ettevõtmise eduks natukene annetada armuliselt ajakirjaniku härra. Mis põnev ettevõtmine teil siis käsil on, kui küsida tohib? Ma vaatan, teid on seal akna taga ka 10 kaupa. Vot saame ennem tuttavaks. Mina olen Vilde, Eduard Vilde, kirjanik. Viisk. Olen Köis. Õlekõrs. Ado Grönstein, venestaja. Liiv, Aado Liiv. See on ammu. Ei tea oma eest nime, ütle,
ütleb alati viimase, mida on parajasti kuulnud. avaldan kaastunne. no ja mis vägev nõudel siis plaanis on, härrased Viisk, Põis ja Õlekõrs? Vabandage, minu nimi on Köis. me tahame käsi käes ja Jeesusele kiitust lauldes minna Tartust Viljandisse. väga veider mõte. mille just sinna? Jehova ilmutas ennast meile ning ütles, et saadab meile ning kõigile jüngritele Viljandisse järele valge laeva, mis võtab meid pardale ja purjetab kuningriigi saali, kus valitseb igavene õndsus. Laiva! Viljandisse. olete nagu ikka kindlad või? ja täiesti kindlad, see on ema eriline armunõu, sest meie oleme 3 kõige vagamat hinge Eestimaa peal. ja kes need seal on? Need on meie jüngrid. Jumala sõna on tartlaste seas armulikku vastuvõttu leidnud. Nad tulevad veel kiidulaule laules Viljandisse järele. palju neid on? 3000 ärganud hinge oleme issand abiga kokku saanud ja võtnud kindlaks nõuks ära päästa. olete te kindlad, et mahute ikka kõik laiva ära? ma ei taha millegi peale vihjata, aga Viljandi järv ei ole just okeaaniiglaste jaoks. Jumala abiga pole miski võimatu. Häid lambaid mahub palju ühte patta. Lauta. mismoodi te, vabandust, mismoodi te üle Emajõe saate? Jeesus aitab. aga kui ei avita, kui saatate jõkke ja upute ära? Me palume härdalt Jehovat ning ta lükkab jõevood 2 lehte. Me astume nendest läbi otse kui Sioni rahvas oma teel Egiptuse vangipõlvest kodumaale. aga mis siis saab, kui Põis ennast lõhki naerab? minu nimi on Köis. Mida te räägite? Köis on väga tõsine jumalakartlik olevus. Keegi pole naervas kuulnud. Köis ütles, et Jeesus armastab meid kõiki. Ja kõik jõed on ilusad ja head. Me kuuletame Emajõe püha sõnumit ning ta ei lase meil õppuda. mis seal ikka, eks te siis minge, kui see on teie tõsine nõu ja tahtmine. meil enestel raha pole, aga siin on teile viimaste kuulutuste ja tellimuste summad. Pole veel jõudnud seifi panna. ma usun, et peatoimetaja Karl August Hermann ei pahanda, ta on ise ka väga jumalakartlik mees. olge te 1000 tänatud. Palvetame oma teekonnal iga päev teie eest. õnnistagu teid Jumal ja andku Postimehele pikka iga. ja kuulub ära küll, härra Põis. Meie pärast pole tarvis muretseda. Tegelikult olen mina suurim Kalliskivi, Liivimaa õlekõtted ja Teemis. Ja kui meil oleks veel 2 õlekõtt, siis me jõuaksime mitte ainult Viljandisse, vaid lausa Ameerikasse välja. ah saa, kas te seda ei taha kaasa võtta? see näeb ka kangesti jõlekarjamaad ja välja. ja tal on see linnuka reas. Käkimäe. ei, mitte kuhugi ma ei lähe. Hääd teed teile. kui Viljandisse jõuate, saatke telegrammiga teada. ja kui laiv peale jõuab, niisama paneme õkvalehte. Kindlasti saadame. Jumal olgu teiega ja aitäh, Eesti vennad, abi eest. Issand saastuja üle ja põrguuma võitja, et sa mu igavesest surmast päästnud oled. On ma sulle tänu su ja su rahu, aga sina küll ei ütlematu armu. Päästa mind ära kõigist hädadest, kes ma su poole pöördun. Kõigest hoolimata on ometi kindel, et valge laev sügise jooksul ilmub. Loodetavasti. Loodetavasti. ja noh, kõik sõltub ju oludest, päikene, ilmad, tervis, neenamine. Pea suur! Ma küsin sinult, kas valge laev ka tänavu ei ilmu juba 3. tähtajaks, mida sa oled mulle tõotanud? aga kulla laps, valge laev ei ole mitte saapapaar, mitte ööjaks, mitte klingel, mis see on skandaal! Terve linn teab, et valge laev tuleb. Ma olen seda kõike rääkinud. Inimesed ootavad sinu laeva. Ma ei mõista neile enam mitte midagi vastanda. Mõni enam ei usugi, et midagi tuleb.
sa palusid mul vaikida. Jaa, aga kas mina siis suutsin? Nii raske on elada teadmises, et võib-olla sa ei saa kunagi sõita laevaga, kus ükski reisija merehaigeks ei jää. Valge laev ilmub, ta võib kindel olla. Ta ilmub 3 kuu jooksul. Nüüd määran tähtaja mina. Kas sinu põliva kuldne? Kas pariitsed ääle niine hämmastav muutus toimus liidufüüsikule? Algul räägib, et issand lükkab veevool laiali. Ja siis ühe korraga äärb täiega ära kukkuma. See pole soopa valmis, mis sa ikka valmis saama. No vist see uskab praktiliselt, aga kindlalt. Mina arvan, et see viisk. Ja sinane viisk on lihtsalt üks naise tuhvlega, et üritab usulises arvuses kompenseerida midagi. See tänapäeval täiesti normaalne. Mis te arvate, kas nad jõuavad perale? Noh, see 5 kõne, mis selle kolmanda nimi oli? Käis oli? 5. Ei jõua, võin siin samas kihtlamedada ei jõua. Mutsi kalli muidugi. Kuule, Grenstein, kas sa Liivile juba jalaga persse andsid või? Ei. Meil on siin särdane komme. Jah, kena lihtne traditsioon. No mis? No hea küll. Juku, tule siia. Tule siia, öeldakse sulle! Kurdiks olen jäänud või? Tule. Kui sa kõrvaga siia ei tule, siis me põletame su maja maha. Liiv läks ja ei räägi. Liiv läks, ei räägi. Liiv lätsis, ei kõnele. Nii, väga ilus. Ja nüüd mine peldiku ja kuse enda käis. Aga ma ei saa, mul ei ole häda. See ei loe midagi. Maro peale parmina. Juusad, kuni käis täis. Põis! Ja et oleks korralikult täis lastud. Mitte nagu, et viimane kord, et pisike sirts ainult. Vesi on must ja vastiku maitsega. Ma võin poole ära saada. Kui sa kohe praegu ei lähe, siis me sööme su vanamaga. Kuid ma olen kuulnud igasuguseid hulle lugusid kooli vägivallast, aga paistab, et toimetuse vägivald on palju hulle. Ega me paha pärast. Poisil läheb siin esimene aasta, no nii-öelda õpipoisi aeg. Peab sunniga välja harjutama, küll ta siis pärast mõistab, et tahtsime tal ainult head. Säänse karastusega, nagu ta siin saab. Sellega jõuab veel kaugele, jah. Kui mina esimest aastat toimetusse tööle tulin, siis olin pool aastat keldrin luku taga. Kinni seotud ja süva anti ainult mädanenuid raimi. Aga selle eest nüüd on tervis, nagu poikad. Aga teate, mis mina vahepeal mõtlesin? Mina arvan, et selles samas Liivis saaks väga hea venestaja. Aga mis on?